Uurime veidi lähemalt, kuidas on seotud meie jaoks tuttav eksponentfunktsioon ja logaritmfunktsioon. Eksponentfunktsioon oli selline funktsioon, milles siis tundmatu esines astendajas. Kusjuures eksponentfunktsiooni alus a pidi olema suurem nullist ja ühest erinev. Tuleb välja, et eksponentfunktsioon ja logaritmfunktsioon on tegelikult väga lähedaselt seotud. Nad on nimelt teineteise pöördfunktsioonid. Pöördfunktsiooni mõiste on tegelikult üsna lihtne. Kui funktsioon seadis igale x väärtusele vastavusse y väärtuse, siis pöördfunktsioon teeb nii-öelda tagurpidi liigutuse ja seab igale y väärtusele vastavusse x väärtuse. Tuleb muidugi arvestada lisatingimusi, nimelt seda, et pöördfunktsiooni saab leida ainult siis, kui funktsiooni määramise ja muutumispiirkonna vahel on üksühene vastavus. See tähendab, et igale y väärtusele peab vastama ainult üks x väärtus. Pöördfunktsiooni leidmise eeskiri koosnes kahest sammust. Esiteks avalda x ja teiseks vaheta x ja y tähised. Mis tähendab seda, et kui me nüüd hakkame peale oma eksponentfunktsiooni avaldisest, siis selle eeskirja läbitegemise tulemuseks peakski olema logaritmfunktsioon. Vaatame, kuidas siis võiks siit eksponentfunktsiooni avaldisest pöördfunktsiooni kätte saada. Esimene samm ütleb, et tuleks avaldada x. Selleks tuletame meelde logaritmi definitsiooni, mis on siia kasti sisse ka välja kirjutatud, ja kirjutame algse eksponentfunktsiooni avaldise ümber puhtalt logaritmi definitsiooni põhjal. Kui y võrdub a astmes x, siis järelikult logaritm y-ist alusel a peab võrduma x. See on nüüd puhas logaritmi definitsioon, a astmes x võrdub y või siis logaritm y-ist alusel a võrdub x. Ja pange tähele, et x ongi avaldatud. Teine samm, kui me pöördfunktsiooni avaldist leiame, ütleb, et nüüd tuleks vahetada x ja y tähised. Hea küll, teeme siis seda. Kirjutame oma avaldisse y asemele x ja x asemele y. Ja selle tulemuseks ongi logaritmfunktsiooni avaldis üldkujul y võrdub logaritm x-ist alusel a. Ja sellist funktsiooni me nimetamegi matemaatikas logaritmfunktsiooniks, logaritmfunktsioon. Nii et tõepoolest logaritmfunktsioon ja eksponentfunktsioon on omavahel lähedaselt seotud, nad on teineteise pöördfunktsioonid. Nii näiteks on teineteise pöördfunktsioonid y võrdub logaritm x-ist alusel 5 ja vastav eksponentfunktsioon y võrdub 5 astmes x. Või y võrdub logaritm x-ist alusel 1/5 ja eksponentfunktsioon y võrdub 1/5 astmes x. Need on siis teineteise pöördfunktsioonid. Vaatame seda olukorda ka graafiliselt. Pöördfunktsioonil oli ju veel selline omadus, et funktsiooni ja pöördfunktsiooni graafikud on sümmeetrilised sirge y võrdub x suhtes. Sirge y võrdub x on siis esimese ja kolmanda veerandi nurgapoolitaja. Ja kui me nüüd siia koordinaattasandile kanname ka eksponentfunktsiooni graafikuna näiteks selle sama y võrdub 5 astmes x, siis tema pöördfunktsiooni graafik on tegelikult väga lihtsalt leitav, peegeldades meie eksponentfunktsiooni graafikut üle sirge y võrdub x. Kui me seda teeme, siis me saamegi pöördfunktsiooni graafiku, ehk siis funktsiooni y võrdub logaritm x-ist alusel 5 graafiku. Ja siin GeoGebra aknas on väga kenasti näha see ilus sümmeetria, et tõepoolest eksponentfunktsioon ja vastav logaritmfunktsioon on siis sümmeetrilised sirge y võrdub x suhtes, ehk nad on teineteise pöördfunktsioonid. Lisaks tuleb kindlasti tähele panna siin seda, et pöördfunktsiooni ja funktsiooni määramis- ja muutumispiirkonnad
on vahetuses. See tähendab seda, et algse funktsiooni määramispiirkond on pöördfunktsiooni muutumispiirkonnaks ja algse funktsiooni muutumispiirkond on pöördfunktsiooni määramispiirkonnaks. Kui me vaatame oma eksponentfunktsiooni graafikut, y võrdub 5 astmes x graafikut, siis siit on näha, et funktsiooni määramispiirkond on reaalarvude hulk. Kõik x-i väärtused sobivad. Aga muutumispiirkond seevastu on lõpmatu vahemik nullist lõpmatusse. Kui me graafikut vaatame, siis y-tele negatiivses osas meil midagi ei ole, aga jõudes x-telest ülespoole ehk sinna, kus y-i väärtused on positiivsed, on graafik juba olemas. Logaritmfunktsioonil, mis on siin kujutatud rohelisega, on aga määramispiirkonnaks lõpmatu vahemik nullist lõpmatusse. Eks x-tele negatiivses osas meil ei ole midagi, positiivses osas juba on. Ja muutumispiirkonnaks, mida me siis loeme pikk y-telge, on reaalarvude hulk. Ehk tõepoolest, algse eksponentfunktsiooni määramispiirkond on nüüd logaritmfunktsiooni muutumispiirkonnaks ja algse eksponentfunktsiooni muutumispiirkond on tõesti saadud logaritmfunktsiooni määramispiirkonnaks. Vaatame ka teised eespool toodud näited läbi. Joonestame GeoGebra aknasse funktsiooni y võrdub 1/5 astmes x ja y võrdub logaritm x-ist alusel 1/5 graafikud. Siin arvutiekraanil on funktsiooni avaldised esitatud veidi teistsugusel kujul, aga sisuliselt on ikkagi siin need samad funktsioonid, y võrdub 1/5 astmes x ja y võrdub logaritm x-ist alusel 1/5. Ka siit on näha, et on olemas sümmeetria sirge y võrdub x suhtes ja eksponentfunktsiooni ja vastava logaritmfunktsiooni määramis- ja muutumispiirkonnad on vahetuses. Selline huvitav ja iseenesest ka ilus seos on siis eksponent ja logaritm funktsioonide vahel.